Kirjanik oli oma elu jooksul palju kannatanud. Ta oli olnud vaene, haige, üksildane ja tagakiusatud. Ta oli kirjutanud tuhandeid lehekülgi, kuid keegi ei tahtnud neid lugeda. Ta oli otsinud armastust, kuid keegi ei tahtnud teda armastada. Ta oli püüdnud olla hea, kuid keegi ei tahtnud teda tunnustada. Ühel päeval, kui ta istus oma tolmuses ja pimedas toas, koputas tema uksele keegi, keda ta polnud kunagi varem näinud. See oli noor naine, kes kandis musta kleiti ja musta kübarat. Tema nägu oli ilus, kuid kahvatu ja külm. Tema silmad olid sügavad ja tumedad nagu öö. Kes sa oled, küsis kirjanik. Mina olen käskijanna, vastas naine. Ma tulen sinu juurde pakkumisega, millest sa ei saa keelduda. Millise pakkumisega, küsis kirjanik. Ma annan sulle kõik, mida sa oled alati tahtnud, ütles naine. Ma annan sulle kuulsuse, rikkuse, tervise ja armastuse. Ma annan sulle võimu ja austuse. Ma annan sulle selle maailma ja ka järgmise. Ja mida sa vastu tahad, küsis kirjanik. Ma tahan ainult ühte asja, ütles naine. Ma tahan sinu hinge. Kirjanik naeris. Minu hinge. Aga ma ei usu hinge olemasolu. Ma ei usu Jumalasse ega kuradisse. Ma ei usu midagi peale oma sõnade. Siis pole sul midagi kaotada, ütles naine. Sa annad mulle midagi, mida sa ei pea olemasolevaks. Sa vahetad tühja koha täie elu vastu. Kirjanik mõtles hetke. Ta vaatas oma viletsat tuba, oma kulunud riideid, oma haiget keha. Ta meenutas oma katkisi unistusi, oma lõpetamata romaane, oma lõpmatut üksindust. Ta tundis end väsinuna ja lootusetuna. Olgu, ütles ta lõpuks. Ma nõustun sinu pakkumisega. Ma annan sulle oma hinge. Naine naeratas. Tema hambad olid valged ja teravad. Ta ulatas kirjanikule pliiatsi ja paberi. Kirjuta siia alla, ütles ta. Kirjanik võttis pliiatsi ja paberi ning kirjutas alla oma nime. See on tehtud, ütles naine. Nüüd on su hing minu oma. Ta pistis paberi taskusse ja andis kirjanikule suure musta kohvri. Siin on sinu tasu, ütles ta. Siin on sinu uus elu. Kirjanik avas kohvri ja nägi seal hunnikut raha, kulda ja ehteid. Ta nägi seal ka raamatuid, mis olid tema enda kirjutatud, kuid millel olid teiste autorite nimed. Ta nägi seal ka fotosid, mis näitasid teda koos ilusate naiste ja meestega, kes olid tema armastajad ja sõbrad. Kuidas see võimalik on, küsis kirjanik hämmeldunult. Ma muutsin sinu minevikku, ütles naine. Ma muutsin sinu saatust. Ma muutsin sinu reaalsust. Aga miks sa seda tegid, küsis kirjanik. Sest ma armastan sind, ütles naine. Kirjanik vaatas teda kahtlustavalt. Sa armastad mind. Aga sa ei tunne mind. Sa ei tea midagi minust. Ma tean kõike sinust, ütles naine. Ma tean sinu mõtteid, sinu tundeid, sinu soove. Ma tean sinu hinge. Aga kui sa armastad mind, siis miks sa võtsid minult mu hinge? Sest ma tahan, et sa oleksid minuga igavesti, ütles naine. Sest ma tahan, et sa oleksid minu oma. Kirjanik raputas pead. Sa oled hull, ütles ta. Ma olen Jumala kaksikõde, ütles naine. Ma olen saatan. Kirjanik ehmus. Sa oled saatan. Aga kuidas see võimalik on? Sa oled naine. Ma võin olla, mida iganes ma tahan, ütles naine. Ma võin olla mees või naine, loom või lind, ingel või teemon. Ma võin olla ilus või kole, hea või halb, armuline või julm. Ma võin olla kõik ja mitte midagi. Ja mida sa tahad minult, küsis kirjanik. Ma tahan sinuga rääkida, ütles naine. Ma tahan sinuga kahekõnet pidada. Kahekõnet. Millest? Elust ja surmast, armastusest ja vihkamisest, valgusest ja pimedusest, Jumalast ja minust, ütles naine. Miks? Sest sa oled kirjanik suure algustähega, ütles naine. Sest sa oled looja. Sest sa oled minu sarnane. Kirjanik vaatas teda uudishimulikult. Sinu sarnane? Kuidas nii? Sest sa lood oma sõnadega maailmu, ütles naine. Sest sa muudad oma sõnadega reaalsust. Sest sa väljendad oma sõnadega hinge. Kirjanik mõtles selle peale.
Kas see on siis sinu eesmärk, küsis ta. Kas sa tahad, et ma kirjutaksin sinu kohta? Jah, ütles naine. Ma tahan, et sa kirjutaksid minu kohta. Ma tahan, et sa kirjutaksid minu lugu. Mis lugu, küsis kirjanik. Lugu sellest, kuidas ma sündisin, ütles naine. Lugu sellest, kuidas ma langesin. Lugu sellest, kuidas ma armastasin ja vihkasin. Lugu sellest, kuidas ma võitlesin ja kaotasin. Lugu sellest, kuidas ma elan ja suren. Kirjanik oli vait. Kas sa teed seda, küsis naine. Kirjanik vaatas oma kohvrit, mis oli täis rikkusi ja auhindu. Ta vaatas oma raamatuid, mis olid täis valesid ja vargusi. Ta vaatas oma fotosid, mis olid täis võõraid ja pettusi. Ta tundis end tühjana ja üksildasena. Ta vaatas naist, kes oli tema ees. Ta nägi temas ilu ja õudust, headust ja kurjust, armastust ja vihkamist. Ta nägi temas enda peegeldust. Ta võitis pliiatsi ja paberi ning hakkas kirjutama. Kirjanik kirjutas ja kirjutas, kuni ta oli lõpetanud naise loo. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli Jumala kaksikõde, kes oli tema kõrval valitsemas taevast ja maad. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli armunud Jumalasse, kuid Jumal oli teda tagasi lükanud. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli püüdnud Jumalat võita oma ilu, oma ande, oma teadmiste ja oma väega. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli muutunud kadedaks ja vihaseks, kui Jumal oli loonud inimesed oma näo järgi ja andnud neile vaba tahte. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli mässanud Jumala vastu ja meelitanud osa ingleid enda poolele. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli langenud taevast alla ja muutunud saatanaks. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli pannud tööle põrgu ja hakanud inimesi ahvatlema ja eksitama. Ta kirjutas sellest, kuidas naine oli võidelnud Jumalaga läbi aegade ja oodanud lõplikku lahingut. Kirjanik luges oma novelli läbi ja tundis end rahulolevana. Ta arvas, et see oli tema parim teos. Ta arvas, et see oli tõeline meistriteos. Ta vaatas naist, kes istus tema vastas ja luges samuti tema novelli. Kas sulle meeldib, küsis ta. Naine tõstis pilgu paberilt ja vaatas kirjanikku. See on imeline, ütles ta. See on täiuslik. Ta tõusis püsti ja suudles kirjanikku. Sa oled andekas, ütles ta. Sa oled geniaalne. Ta võitis laualt novelli ja rebis selle tükkideks. Sa oled minu oma, ütles ta.